kõht läks ühel õhtul tühjaks ja kodudel haarasin kaasa sellise asja. Hesburger. Maistuu mahtavalle. Maitse on vapustav. En voi elää ilman sinua. Joo. Ühesõnaga friikartulid ja kanatortilla. Õige hääldus on loomulikult tortilla. Sõna tuleks hääldada nagu hispaania keeles tehakse. Pean seda eputamiseks, nagu need, kes DVD asemel ütlevad DVD. Ja meie nii hullud ei ole. Tortilla jääb meil tortillaks. Mõnede arvates on tegemist rämps toiduga. Minu meelest on tortilla üks tervislikemaid valmistoite. Jah, probleemi võib tekitada toidu kõrvale pakutav jook. Sina pead söögi kõrvale õige joogi valima. Mina kasutan limonaadi asemel kodumaist värskavett ja võid kindel olla, et ühtegi kilo suhkrut selles pudelis ei ole. Värskavett hoia külmkapis. Vee võid valada näiteks sellise öökulliga klaasi sisse. Tollel linnul on eesti keeles teinegi nimi ehk kakk. Ise tead, kas valad vee öökulliga või kakupildiga klaasi sisse. Meil on siiski 21. sajand. Tutvume tortilla sisuga. Selleks me peame loomulikult ühe ampsu võtma, kui te mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Siit leiad sa kana, juustu, natuke kapsast ehk leht, salatit, tomati ja jalapeno tükikesi. Ja kõik on üle valatud kastõmmega. Kõik see pakitakse sellise õhukese tainakihi sisse ja ongi kõik. Nüüd keegi tark võiks selgitada, kus on rämps. Kus on rämps? Mina ei näe rämpsu. Et mis asi siin on ebatervislik? Kas tomat, salat või juust või kana? Mina ütleks, et tervislik on tehtud maitsvaks. Tomat, kapsas ja kana on tehtud paremaks. Ühtede roogade kasulikkusest ja teiste kahjulikkusest hullunud pilk silmis seletavad isikud peaksid olema sallivamad ja oma veendumustega ja tundmustega tegelema pigem enda sees. Nii nagu munasöömine ja piima joomine on igaühe isiklik asi. Äärmisel juhul võib seda teemat arutada perearstiga ja tema siis otsustab, millist abi söömisluuludega isik vajab, et kas on tarvis psühholoogi abi või piisab sellest, kui Facebookist ehk siis Facebookist eesti keeles mõneks ajaks eemale saada. See võib mõjuda tervislikult. Mina ostan tavaliselt ühe kanatortilla ja sinna juurde kas väiksed või suured friikartulid. Friikartulid võivad tekitada mõnedes inimestes jälle eelarvamusi. Kaine talupoja mõistusega või kaine talutüdruku mõistusega võttes on friikartulid lihtsalt küpsed kartulid. Kartulid, mis on tehtud paremaks. Kahjulik on kõrvale tarbitud limonaad, kusjuures viga ei ole ka sellel juhul kartulites. Mõistate? Ei ole. Tortillaga seoses meenub mulle üks neiu, kellega ma
palju aastaid tagasi suhtlesin. Nagu olen mõnes oma varasemas videos maininud, siis mul on olnud mureks tütarlapsed, kes vahelduva eduga tahavad end minuga küll Palassi, Astoriasse ja olümpiakohvikusse näitama minna. Ent hingelt olen mina Hesburgeri mees. Võta või jäta. Ma tean, et paljudel noormeestel on enne neiuga esimest korda väljaminekut hingel küsimus, et kas mul peale neiuga kinos käiku, kohvikus käiku, jalutuskäiku, kuu lõpuni söögi ja bensiiniraha ikka jätkub või tuleb jälle minna kaubamaja nurga juurde tühje pudeleid korjama, võtta kiirlaenu või minna 3 kuuks Soome lund rookima. Jah, too neiu, kellest mina nüüd jutustan, oli erand. Olime just tuttavaks saanud ja küsisin, mida ta teha sooviks. Ja esimese asjana pakkus tema välja, et me võiks koos Hesburgerisse minna. Seal on maitsvad tortillad, me võiks neid koos süüa. Või umbes niimoodi. Võin mainida, et käisime neid mitme aasta jooksul mitmeid ja palju kordi söömas. Ja kõige parem osa oli loomulikult see, et jalapeno ampsud jättis ta kõik mulle. Või kui mõni tuline amps läbi lipsas, siis oli alati lõbus. Kui nüüd kiirtoidukohtadel peatuda, siis 1980. aastate lõpus oli Tallinnas iga nurga peal mõni kiosk, mis pakkus hamburgereid. Tavaliselt seisid nende kioskide juures parves, mustades nahktagides mehed. Ilmselt hamburgerid olid nii kõva sõna. Ma ei mäleta, et mina või mõni minu sõber neist kioskidest midagi ostnud oleks. Mingil põhjusel käisid linna peal jutud kassburgeritest ja rottburgeritest. Et meie mõtlesime pigem nii, et kus suitsu seal tuld ja hoidsime nendest kohtadest eemale. Ent mingil ajal tekkis Tallinnasse McDonald's, kuhu paljud tormijooksed. Minul sellist tunnet tormijoosta ei tekkinud, hoolimata sellest, et Soome reklaamitelevisioon, millega ma üles kasvanud olen, ehk siis MTV, lasi McDonald'si reklaami ühte jutti kogu aeg. Ja ma justkui oleks pidanud olema hästi ettevalmistatud ja ajupestud. Minu probleem oli vist see, et McDonald'si reklaamide peategelane oli mingi hirmus suur punase suuga peletis. Mingi kloun. 21. sajandil sündinud noored ilmselt ei teagi, milline see reklaamikloun oli. Te siis vaadake mõnest uudisteportaalist Marianne Mikko esinemist Tallinna TV saates Ajurünnak ja saad kohe aru, mida silmas pean. Ja minu arvamus on praegu täiesti sooneutraalne, sest kloun võib olla igaüks. Eestis on küll tänapäeval klounid enamasti Riigikogus, töötavad ministrina või euroametnikena. Ka sotsiaaldemokraatide hulgas on palju kloune. See loomulikult ei õigusta kõiki idiootsusi, mis meile kaela lükatakse ja mille peale nad tulevad. On täiesti uskumatu, olgu 21. sajand või mis iganes sajand. Punaste ja roosade klounide juttu ma ei usu ja ma ei ostaks klouni käest ühtegi toodet, kui te mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Teine kiirtoidukett, mis Eestisse, ütleme suure mürtsuga, tuli
oli Carrolls. Üks selline asus 1990. aastate keskel Tallinnas Paldiski maanteel. Et kui autoga mööda sõitsid, oleks nagu hetkeks Ameerikasse sattunud. Carrolls Tallinnas. No uskumatu. Jah, mõned korrad sai sinna sisse astutud, sest keegi tuttavatest tahtis lahe olla ja sealt midagi kaasa osta. Minul jäid Carrollsi söögid ostmata, kuigi jah, seal ei olnud kloune inimesi hirmutamas. No hea seegi. Ja siis oli äkitselt Carrolls igalt poolt kadunud. Ja asemele oli tekkinud Hesburger. 1990. aastal sõitsin mina palju Soome ja Helsingi vahet. Ja nii kui Hesburger Eestisse ilmus, oli kohe selline kodune tunne. Hesburger, sinu lähedal, sinuga koos. Nimi, mida oskas suurema vaevata välja öelda. Ja Hesburger on kindlasti selline koht, mida tasub külastada. Vähemalt mina soovitan. Kes väidavad, et Hesburger pakub rämpstoitu, siis unustage ära. No tõesti, hea söök on. Kiitos ja nägemiin.